hopsti. Ja hoppadi tagasi. Vahepeal on seigeldud siin Viru rabas äiksetormi hirmus välismaalastega. Kiire tuur tehtud, väga tore oli. Ja muid tegemisi ka. Aga lähme edasi. Ellujäämisõppetreeningud koos Preede Kojaga. Ja meil on jäänud, või minul on jäänud paar varianti veel siis, kuidas ikkagi vesi puhtaks keeta looduslike vahenditega, kui pullot ei ole ja ühtegi nõud ei ole, milles keeta, et mis see loodus siis variandid pakub. Et mõned on siin juba läbi katsetatud, on toimivaid lahendusi, on olnud lahendusi, mis kinnas kukkus, mis justkui nagu enda arust varasemate kogemuste põhjal oleks pidanud olema ka kiired ja toimivad tõhusad. See puust pudel näiteks ei toiminud 6-5,5 ebaõnnestusid, et üks oli siuke, hädapärast oleks vee saanud ära keeta, mingi pool liitrit vähemalt jäi pudelisse selleks ajaks küll, kui vesi kividega keedetud sai. Puukoored töötasid mõlemad ilusti, aga see on natuke hooajaline. Ja maa sees augus suurema taimelehe sees, mida voldid koonuseks samamoodi nagu kasetohutorbikutes, kui jooginõuks teed. Ja kividega keeta kiire, lihtne, aga jällegi lehti ei ole ka aasta ringi. Vot, ja nüüd 2 varianti veel. Proovime jõuda siis mingisuguse vähe arvestatavama lahenduse juurde. Üks neist lahendustest on vana hea keraamika ikkagi. Savi, olen siin seda katsetanud nüüd ja olen õnnestunud ka varem instant keraamika osas ja ka ebaõnnestunud. Üldiselt öeldakse, et 5 päeva nädal peaks see savi anum enne kuivama, kui seda lõkkesse paned. Ja enne veel lõkke ääres niikuinii kuivatama paar tundi, jääkniiskuse ka välja. Aga proovime seda instantit, et kui ellujäämise olukorras on circa 3 päeva aega ilma joomata olla, kui väga suurt koormust ei ole, 4 maksimum, et siis proovime saada savinõu kiirelt valmis. Ja kus savi leiab, kuidas leida? Vahest trehvab niisama peale, aga loomarajad on kindlasti üks koht. Rasked loomad, põdrad, metssead tallavad ühte sama rada, siis seda jälitades mingi koha peal nad ületavad savise koha, kus väikse huumuskihi all tuleb jäljeraja sees see savi välja ja sealt võtadki. Kraavikaldad, jõekaldad loomulikult ka väga hea koht. Siin oli üks sigade püherdamiskoht. Nad kuidagi tunnevad ära, et selle huumuse all on savi ja tahavad ennast ära mäkerdada selle saviga. Ja siis siit oli nad ise nähtavale püherdanud selle savi ilusti. Et oli lihtne leida. Et võtan siis siit savi ja proovime tegema hakata. Äkki siit hakkab nüüd see osa, mida ma tahan. Musta mulda. Sooja leiba, mõtelge. Vabadiisi on ja. Läheb siia. Hopsi. Veel. Kes ütlesid, kergelt peab tulema. Töömees tuleb veel. Opa, ilus. Ei ole, mul on. Nii, selline unikas. Koguse poolest saaksid ilmselt teha mingisuguse 5-liitrise. Siin on üks päts, aga see tundub mulda ikkagi liiga palju sees. Ühesõnaga üritan siit siis nüüd midagi välja valida ja hakkame pihta. Vahelduseks väike ülevaade, kus maal kuusekoore ürask praegu omadega on. Siin on 2 tõuku, 3. on siin peidus kuskil, paistab. Ja vanamutt ise oli siin kuskil. Jõudis leekima panna juba vist. Ahah, näed sa, palju pisem. Lapsed on hästi hoitud.
paksud. Okei, seda enam ei ole. Ja hävitame need ka ära. Ja need ei ole väga maitsvad süüa, nad on kuidagi lahjad ja vesised vastikud. Et see, mis päris puidu sisse läheb, need tõugud on väga toredad söömiseks, grillimiseks. Aga need ei ole kuusekoore üraskid, need on mingid muud tegelased. No nii, kivi peale, ilusa lapiku kivi leidsin. Võib ka kasetohuriba või lataka võtta või kuusekoore lataka või puu noaga natuke siledaks teha, mingi maha langenud puu ja on tööpind olemas. Aga teeme lõkke ja kasutame sideaineks seekord puusütt. Aga tahaks siia nüüd hapnikuvaeguse tekitada, et hea süsi ka tuleks. Viskan mõned puukoore palakad varsti peale. Nii, meil on siin mingid kasetohu palakad. Viskame lõkkele peale ja las tekib sütt aeglasti ilma hapnikuta. Panin need siia ilusti kõrvuti. Äkki saab niimoodi paremat sütt teha, ei tea. Võib-olla see kasetoht läheb lõpuks põlema, ei tea. Igal juhul, nii kaua kui see seal põletas, sütt tegi teine mees siin palle. Nonii, meil on nüüd sabikuulid valmis ja nüüd oleks sellest 1/5, sellest oleks vaja siis sütt teha ja lisada siia sideaineks. Aga see suslik põles siin ikkagi üsna lõpuni. Vaatame, siit midagi saab. No nii, ma arvan, et see on nüüd äkki paras kogus. Opadi. Ma arvan, et see on nüüd paras kogus. Savi ei mahu kämla alla ära, see mahub. Võib-olla on isegi palju natuke. Ma ei tea. Opadi. Proovime siis kokku mätsida selle. Paneme selle praegu siia sisse. Osaliselt. Nii, aitab siia küll. Siia sai nüüd see 20% kindlasti. Pati, segame sisse. Ei taha minna, vaata kus jääb. Siia pulbriks ei lahustu savisse hästi. No ma natuke mämmerdan. Nii, aga proovime siis sellest pallist hakata tegema. Kohe siin või? Ei viitsi mina neid rõngaid teha, teen ta kohe
kohe tarbikuks ja asi tahe. Katsuks ikkagi selline pool liitrit siit saada või liitri isegi sinna vahele, 3/4 äkki. Selline poole liitrine hetkel, aga kasvatame veel. No hakkab liitri suunas minema see asi. Ja suure avaga saab süüa ka teha lisaks vee keetmisele. No päris pirakas. Põhimõtteliselt minu jaoks on valmis. Mingit ilu ma praegu taga ei aja. Apsti. Niimoodi. Täitsa mulle meeldib. Täitsa tore kauss on, kui see nüüd ainult palun töötaks ka. Täitsa kobe ja Opadi, selline kauss sai siis valmis. Kinni on vist ka sinna. Jah, tuleb lahti lõigata. Ja lisaks tegin ühe siukse pisikese tilaga ka. Näitan kohe lähemalt. Opsti. Vot selline, mis ta on. Diameeter on 13 senti, 14. Ja siuke pisike võtukopsik ka. Noks on hea mõõtkava. Et näed saanda siia. Selline mõõt on. Hopsti. Selline miski 7 senti kõrge. 14 diameeter äkki. Ja pisike ka. Ja nüüd nagu enne öeldud ka, siis see jääb siis nüüd. Mis siia siis on? Jutt ja pilt ja kõik koos korraga. Opadi. Nii, kus see sõber on? Peidus. Opsti. Nii. Opsti. Nii, kuidas on? Ja nüüd need jäävad siis nii nagu see januga on, et 3. päev võiks juua juba, nii et võtan siis riski ja täna on 12. juuni. 12. juuni õhtu, mingi kell on 8, ehk siis kell 5 õhtul, pühapäeva õhtul kell 5 panen tulle, siis on 48 tundi jänus oldud ja viimane aeg endale juua teha. Siin on väike pragu, mitte pragu, aga lohk, katsun selle kinni ajada. Ühesõnaga, katsub siis 48 tundi hiljem, mis on viimane hetk, seda päris instantit ma ei raatsi teha nendega praegu. Liiga head said, mingi pisikese keeran äkki homme ka veel kokku ja panen 24 tundi hiljem või isegi vähem. Pühapäeva hommikul keeran ühe kokku ja panen õhtul tulle koos nendega. Siis vaatame, kuidas on. Ja loodame siis, et äkki pühapäeva õhtu saate joogitopside osakonnaga ühele poole ja järgmine nädal alustame juba ilma tikkudeta tule võimaluste avastamist looduses koos teiega. Teeme nööri peenest pajukoorest nööri, et lõigata see potsik lahti sealt. On päris kõvasti seal kivi küljes kinni ja ühekordse pajukoore ribaga ei lõika lahti, katkeb ära, nii et on vaja punuda peenike nöör, mis on palju tugevam kui lihtsalt pajukoor, sama jäme tükk. Jõhkralt liimitud siia. Tuli. Jäältki nii hullu. Polnudki vaja lõigata põhimõtteliselt. Aga liigutada teda veel ei saa. Läheb lömmi. Natuke liiga vedel savi on liigutamiseks. Hea küll, homme keeran ta teistpidi mütsi allapoole. Opadi. Täna siis selline päev, et keraamika ja umbes kokku äkki 3 tundi jändamist. Kõik savi kaevamised ja
ja söe tegemine ja mätsimine ja plätsimine ja kõige kiirem lõpuks on see jälle kausi enda väljapoolimine, et see eeltöö on palju suurem, et kausi teeb sellise pool tundi rahulikult äkki umbes, aga see savil läbi näperdamine, kaevamine, söe purustamine, söe tegemine, kõik see kokku segada, et ta ilusti ühtlaseks sulaks, ei jääks kohakuti või neid sööstunud kohti ja eraldi kuivi kohti ja märgi kohti ja ühesõnaga niimoodi. See võtab mingi julgelt siuke 2-3 tundi ja siis juba keerad endale potsiku kokku ja nüüd on siis niimoodi, et kui me täna kella 5 arvestame alguse kogu protsessile, siis 48 tundi hiljem tahaks ta panna lõkkesse. Et siis umbes põleb seal mingi tunnike, saab oma punase kätte ja siis jahtub mingisugune 3-4-5 tundi ja see on kokku siis 6 tundi otsa 48-le, 54 tundi hiljem, kas saab savikausis keeta vett. Püsige lainel. Ja kui hakkan siin savi kuivatama seda potti juba, siis on niikuinii lõkketegu ja siis hakkame tegema ka õõnesnõud põletusmeetodil, ehk võtame ühe puupaku jälle ainult noaga ja vaatame, kas see, mis võiks nüüd olla üks kõige kindlamaid ja tõhusamaid, et kas ta on. Ja võt, nii et 2 varianti on veel, jäävad täna õhku ja püsige kanalil, kutsuge sõpru ka juurde, elame kaasa. Järgmine nädal lähme juba loodusest tule tegemise juurde. Vaatame, mitu varianti me suudame leida, et kui meil ei ole tikke tulemasinat ega seda tulepulka, et kuidas looduses leida materjale, millega tekitada tuli. Järgmise nädala teemad, aga püsime veel selle 2 jooginõu teema juures ja lähme nendega ühele poole. Kutsu sõpru vaatama, et oleks tore kaasa elada. Et siis kutsu juurde vaatajaid. Aitäh sulle!